6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tervist, head kuulajad ja vaatajad. Minu nimi on Kaspar Ruus ja käes on laupäeva 5. augusti õhtu. Eetris on saade 6. käik ja oleme siin stuudios kohal selleks, et võtta kokku Soome ralli laupäevane võistluspäev. Et stuudios nagu ikka teritus ralliekspert Roland Poom. Ahoi, väsitav päev jälle selja taga. Aga siin oleme ja saade algab. Jah, midagi pole parata, tuleb olla. Aga kõigepealt võtame ühenduse Soomega, kus meil loodetavasti on koha peal kuulus Peep Pahv. Teritus. Tervitus, no see saate alguse monotoonsus kõlas küll nagu prillidoosi saade oleks hakanud. Et katsurin noor mees, katsurin käbedamat häält teha. Aga muidu ma olen kohal, jah. Tervist. Katsun, aga Peep, räägi alustuseks, kuidas sinu jaoks tänane pikk päev siis kulgenud on? No päev on kulgenud selles suhtes rahulikumad kui tavaliselt, et kuna Ott Tänak on teadupärast juba ralli lõpetanud, siis ei olnud päeval ka otsest vajadust tulla siia ralliparki lõunapausi ajal ja saigi võetud selline plaan, et käime kaks kohta läbi, kus siis fotograaf saab pilti teha ja saab natuke rallit siis ise ka vaadata, mis mõlemad eeldasid ka natuke kõndimist ja olid natuke kaugemad kohad ja tasus täitsa minna, päris ägedad kohad olid ja sattusime avarii peale ka ja osalesin seal mingi auto kraavist välja lükkamises ka, nii et võin ka öelda, et olin asjas sees, nagu öeldakse. No Delfi Spordis sai sinu värvikat reportaaži lugeda, et kirjelda võib-olla kiirelt üle, mis seal siis juhtus ja mis sa seal ise nii-öelda kaasa aitasid? Ei, no juhtus, ma koordineerisin päästjad õideks, aga ei, no mis seal ikka juhtus, et eks me olime juba sisuliselt nagu töö seal lõpetanud ja liikusime mööda raja äärt juba oma auto poole ja siis järske korraga mingid itaallased tulid sealt ühest künkast alla ja ma ei tea siis, kas hirm tuli nahka või mis seal oli, pani pidurid nii plokki, et hoises kõmdi kraavid ja siis, aga nagu ikka Soomes ma ei tea, kas te olete ka videosid näinud, kus mehed olete köitega jooksevad, seal kohe mingid tüübid hüppisid köiega välja ja köis külge ja hakkasid seal sikutama, aga päris kõvasti oli seal kinni, et seal oli tükk tegemist lõpuks tagurpidi ei saanudki välja, et seal ees tõmmati, et ma proovisin ka lükata natuke, aga jah, ei päris ausalt mina vaatasin, seda ei saagi kätte nii sügaval sees, aga õppinud mehed olid köie otsas ja teadsid, kuidas panna ja kuidas tõmmata ja saadi kätte, mingi 5 minutit võib-olla läksin ja kaotsi mehel, et vähemalt see rallit jätkata. Ei päris süke lahe kogemus. Palju sa metsa vahel seal ka Eesti fänne näinud oled või Eesti lippe hakkab seal silma veel? Kuule, jätkuvalt on ju see Eesti ja Soome lipu võistlus käimas või? Ma ausalt tea Eesti Soome lipu võistlus mitte midagi. Mis võistlus see on? Ma ei tea, Rally Estonial oli, et kui palju Soome lippe ja kui palju Eesti lippe loeti kokku. Ausalt, ma ka Rally Estonial ei teadnud sest võistlus. See on kuidagi vast täitsa mööda läinud. Mingi nalja võistlus. Aga Eesti lippe, ütleme natuke on, aga mitte ülemäära palju, et kui ma siin teises kohas, kus käisime seal, üks mees astus ligi, kes tuli välja, et oli Eesti mees, mis nägubi tundisime ära ja küsis minu käest ka, et kas ma olen Eesti lippe ikkagi näinud ja Eestis üldse näinud, et tema arust on väga vähe ja tegelikult Eestis on, aga mitte nüüd massiliselt, et ja täna tegelikult üldse oli rahvast kuidagi nagu vähem, et ilmselt ka soomlasi mõjutas ikkagi see, et Ravampere on väljas ja Lappi on väljas, et need on kaks populaarset sõitjat ja ilmselt sellepärast on võib-olla natuke vähem rahvast raja ääres ka. Ma ei saa öelda, et vähe oli, aga võib-olla vähem kuidagi nagu täitsa mõnus oli olla. No tänasest võistluspäevast rääkides, et Elfin Evans on päeva lõpuks kindel liider, Neville teine, 3. kohale Suninen ja Katsuta peavad vägevat heitlust, et Peep, eilses saates sa arvasid, et täna kõik 5 ralli 1 venda ei jõua võib-olla finišis, aga siiski jõudsid kõik kohale. No jõudsid kõik kohale jah, et see oli väike üllatus, päev oli tegelikult väga raske, et nii nagu Roland ütles ka, et väsitav päev on, et mis meil siin väsida, et sõidumeeste jaoks on see päris raske päev ja need on keerulised katsed, ma ei tea, kas Roland oled sõitnud neid kunagi? Olen küll, 2, neid tänaseid või?
Enamus ikkagi olen vist, jah. Ja. Üks oli täitsa uus katse, aga ülejäänud on varem ka öeldust. Ja tegelikult Soome ralli puhul on nagu erakordselt keeruline ongi see, et on, esiteks on pikad päevad, pikad ülesõidud ka ja no see selline adrenaliinipauk on nagu kogu aeg sees, et seal ei ole selliseid kohti, kus sa saad korraks nagu 200-300 meetrit nagu lõdvaks lasta, et see on eriti väsitav minu meelest tegelikult ka Soome ralli puhul. Ja ülimuutlik ilm ja kõik. Just. Ja ilm oligi muutlik siin kord sadas, kord paistis päike ja nii on, aga jah, ma ei uskunud, et eriti eilset päeva arvestades, et täna kõik ilusti teel püsivad aga püsisid ja mis minu jaoks nagu üllatus, et Katsuta ma arvasin, et kui läheb selleks tihedaks sõituseks, et küll ta kuskil nagu eksib või elu näidanud, et tal ikka juhtud sellised asjad, aga vastupidi, et on väga südilt siin Sunineniga võidelnud ja nüüd viimasel katsel pani veel eriti võimsa aja ka sinna otsa, et see on nagu väga põnev paar ja see nagu ei luba kummalgi mehel homme nii-öelda enne punktikatset seal midagi väga hoida ka, et seal võitlus käib päris tihke. Kas sa Katsuta selle viimase katse lõpuintervjuud nägid? Ei, seda ma ei näinud, ma olin siukses momendis, et ma sõitsin autoga ja siin kogu aeg ei ole nagu väga head devi ja asju, et ma ei näinud. No seal Katsuta ütles, et seal oli väga palju seisvat vett, väga palju libisemist, ütles, et Kalle on teda seal sõitma õpetanud, et nüüd ta oskab nagu nendes oludes natuke paremini sõita. Ja mis need õpetussõnad olid, oli see, et hoia gaas põhjas ja pane, et ära liiga palju mõtle. No vaat me siin seesama avarii, millest ma ennast rääkisin, kus me aitasime seda autot seal välja, et seal ma siin Margusega arutasime, ma ütlesin, et juudu hirm nahka, et selles gaasi panna pani pidurit, eks ole, et ikka tuleb ikka peale vajutada, et küll ta tee peal veab seda masinat, et on ju nii, Roland? Eks ta ikka, absoluutselt, kui gaasi maha lasid, siis on teada, et pikkapidu ei ole, et nii kaua, kui on võimalust hoia põhjas. No täpselt, ne. Ralli liider, jah. No räägi. Et ralli liiderist Evansist rääkides, et ta võitis alustuseks täna 7-7, et kas see ka Peep üllatas sind või oleks eeldanud, et Neville saab natukene rohkem vastu? Ei, pigem vastupidi, minust Neville on niigi nagu üllatanud siin, et juba teist rallit järjest Neville siukstel rallidel, mis tal ei ole nagu tema rallid ja Soomes tal vist üldse, ma enne rallit vaatasin ka üldse ühe korra, mul oli kolmandaks tulda, seda ka mingi 10 aastat tagasi vist, et ta ei ole siin kunagi kiire olnud ja viimased aastad ma mäletan kogu aeg üks vingumine on käinud, et miks kiirust ei ole ja ta aru ei saa ja nii edasi. Ja ütlen isegi nagu hästi sõitnud, et pigem see, et ta seal eile oli nii lähedal, see oli pigem üllatus, aga täna need asjad nagu läksid paika, et kui nüüd vaadata, kes nagu väljas on võistlust, et siis nende kõrval see Evansi domineerimine on täitsa loogiline, et kes siis veel kui mitte tema, ta on siin võitnud ka ja talle see ralli iseenesest sobib ja kiired sõidud, et ma arvan, et siin mingit üllatust küll ei ole. Eesti rallisõitjast teatavasti Georg Linnamäe on meil ainus, kes veel konkurentsis on, sai nüüd ma vaatan viimase katsega Mikko Heikilast mööda, on WRC2 siis ralli 2 meeste sees 6 hetkel, et püsib nagu ilusti ikkagi konkurentsis. Ja absoluudis 11. See on nagu eriti tähelepanu väärt, ma arvan, statistika mõttes tulevikuks. Mikkelsen ka päris lähedal, tegelikult 10. koht ei ole liiga kaugel. No tegelikult see oli huvitav, ma siin täna mõtlesin ka, et Georgi peale ma nüüd, kui me oleme selle jutu siin ära lõpetanud, siis ma lähen talle vastu teendaga ühe väikse videointeka ka, et minu jaoks see teeb üldse oma võib-olla parimat rallit, et ta on siin väga tihkes konkurentsis ja sõidab siin ikkagi väga kõvade vendadega võidu ja mõned katsed võidab, mõned katsed kaotab. Mingid katsed ta siin andis järgi ja siis mingid katsed ta jälle nagu võtab tagasi, et väga, väga äge on seda vaadata ja minu arust on täitsa nagu uuel levelil praegu. Ma olen täiesti nõus ja minu meelest tegelikult Rally Estonialt tuligi see suur muutus juba seal hakkas peale, et kui ta ka katsevõidu kätte sai, siis tundus, et sõitis väga peaga. Küll jah, seal see lõpptulem nii ei olnud, aga praegu küll nagu tegelikult see stabiilsus on jumal olemas, siin ongi, ma arvan, võime lugeda kokku selline 2-3 katset, kus on võib-olla tulnud selline suurem kaotus, aga ma arvan, see on ka nagu mõistlik, kui näha, et olud on keerulisemad võib-olla või midagi ei sobi, et võtta see gramm maha, aga päeva kokkuvõttes võtame või teise päeva lõpuks, tegelikult WRC2 arvestades, me teame, et Solberg ei võta punkte, on nagu 5. koht Soomes, kus startis ma ei tea, ma ei mäleta seda numbrit, aga circa 40 WRC2 masinat, et sealt lõpetada teine päev top 5 on ikka erakordselt hea tulemus.
erakordselt hea tulemus ja sõitasid siukeste meestega nagu ikkagi võiduda, siin paneb Gräzinile kiiruskatsetele ära, eks ole, ja Mikkelseniga siin võrdsed sisuliselt, et see on uus tase, jah. Ja väldib ka suuremaid apsakaid, mis siin oli eelviimasel katsel, kui Greensmith jälle kraavis lõpetas ja niimoodi, et ja minu arust tal oleks pilt tegelikult veel parem, aga minu arust ühel katsel, kus hommikul jäi vist ka päris suure vihma kätte, et ja sealt tuli ju katsevõit oli circa 30 sekundit kaotust, et sealt tuli see suur number, millest ma enne rääkisin, et jälle võib-olla natuke ebaõnne, aga jätkuvalt vähemalt ei kaotanud nagu pead ära ja ei hakanud seal nüüd tagasi suruma seda aega. No loodame, et homme tuleb... See see ebavõrdsuse moment, et kuidas mõni jääb vihma kätte, mõni mitte on siin päris kerge tulemast, et siin need vihmasajud on sellised hästi kiired ja mõnes kohas hästi lühikesed, aga samas hästi tihedad, et neid ebavõrdseid hetki võib siin ka kiiruskatse lõiguti nagu tekkida päris palju, siin pikad katsed ka. No loodame, et homme tuleb samamoodi lõpuni ära, et seal esiviisikus, esikuuvikus juba oleks väga okei tulemus. Kindlasti. Peep, mida sina veel homsest päevast ootad jälgid, mis seal 51 kilomeetri jooksul veel juhtuda võib? Eks ma eelkõige jälgingi, kuidas Georgil läheb ja teine asi siis Sunineni ja Katsuta siuke duell, et ma ei salgi, et ma ikkagi Sunineni poolt, kes on nagu pooled Eesti mees, eks ole, et loodan, et ta selle viimase katse kaotuse teeb seal tasa ja seal tuleb veel kõva võidusõit. Et ega siin muud midagi väga oodata pole ju, et ma arvan, et esimene teine koht on, kui mingid maavärinat ei tule, siis on suht kindlad. Nagu ma arvan, et laseme sinu siis Linnamäed püüdmet ja hoia sind rohkem kinni. Teeme nii, prooviks ka tark juttu ajada. Absoluutselt, me ajame alati tark juttu. Hoian seda taset siin üleval, aga kui mina liinit ära lähen, siis eks tase kukub, aga vaatajad annavad andeks. Siis ikka tase hakkab tõusma. Tavai, olgu homseni. Ja nüüd vaatame vahepeal natuke reklaame ja siis jätkame juba stuudios juttudega. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja olemegi nüüd siis stuudios tagasi, et nagu enne sai räägitud, 160 võistluskilomeetrit ikka päris raju päev, pikk päev. No korralik päev ikka, 160 jah, et võtame Eesti meistrivõistluste etapi, mis on 100 kilomeetrit keskelt läbi, siis selline tugev 1,5 Eesti kohaliku meistrivõistluste etappi ühe päevaga ära panna ja ühe servispausiga, et pikk päev igal juhul ja väsitav, et tegelikult tuleb ka seda arvestada, et mehed saavad seal nii-öelda ükskord süüa servispausil on ju ja oma camelbacke, et kust siis vett juua täita. Et natuke tuleb seal hakata mingit batoone ja asju kaasa võtma, et energiat ikka saada piisavalt kätte. Et ma tahan öelda, et nii pika päeva puhul on ka toitumine räigelt oluline, mis kindlasti võib ka mehi nagu väsitada, et raske igal juhul, see on sõita jaoks kindlasti. No selles mõttes tuleb kiita, et 160 kilomeetrit, aga ütleme 7 oli nagu suur ralli läbi, et ei ole siin, et mingi 90-ni veel vaja mingit mikiirt veel kuskil. Jah, eks see ongi see, et publikukatset ei ole selles mõttes. 2 publikukatset on ju sõidetud ja tänane päev ja pigem niigi oli pikk päev, et siia veel hakata ühte Harju 3. läbi, mis toppima ei ole nagu eriti pointi. Elfin Evans, temast sai räägitud päeva lõpuks 32,1 sekundit edu Neuvilli ees ja mis ma vaatasin, lugesin, et sel hooajal oli Evansil olnud vist 3 katsevõitu äkki. Nüüd tuli täna 7 juurde. No jah, selles mõttes on kõva saavutus. Loomulikult see saavutus on tänu teiste katkestamistel, aga rallisport on siin nagu ta on ju. Et tegelikult olgem ausad, nendes oludes, kus me täna oleme, kus seda top 3 meil siin ei ole, kes siin kindlasti oleks võidu pretendendid olnud, et ideaalne töö Elfin Evansi poolt. Tegelikult eile ma küll ütlesin, et arvaks, et Thierry Neville võib natuke kanna peale astuda, aga no näed, Evans 2021 võitja või? Mis aasta see oli? Ei olnud 21? Oli küll minu arust, see oli siis, kui oli see nii-öelda koliti sügisesse see natuke, see et ta teab kindlasti, kuidas Soomes sõita,
aga eilse puhul, miks arvasin ka, et Neville võib-olla siin hakkab rohkem suruma, et ta andis nagu väga selgelt mõista, et kui ta nüüd ei lähe võidu peale sõitma, siis nagu tõenäoliselt Soome rallil tal nagu sellist võimalust rohkem ei tule ka. Et aga no ütleme, tänane päev oli selgelt näha ikkagi Toyota ja Hyundai erinevust ja kus Toyota eelised on, et Julian Ingrassi jälle tegi väga hea sellise ülevaate. Ülevaates oli siis Suninen ja Evans, et kus Hyundai on väga alajuhitav kohati. Toyota oli alati ilusti nurga alla pandud kurvides, kui siis Suninen veel rattad olid välja keeratud ja pidi käsipiduriga toetama tihti, et sealt on väga selgelt näha, kus Hyundai on alajuhitav nendel teedel. Ja noh, eks me saame aru ka, ilmselgelt Toyota on seal teedel arendatud ja testikilomeetrid on seal palju, et ta peabki parem olema. Aga tundub, et jah, mingil põhjusel ikka seda Hyundaid liiga heaks seal Soome teedel ei ole saadud. Ja näinud oleks-poleks, et mida Esa-Pekka Lappi oleks suutnud, kui ei oleks seda ja tegelikult Esa-Pekka selles mõttes on hea näide, et ta ütles, et tema läheb 100% võidu peale sõitma. Ta sai aru, et ta ei ole oma ajaga seal, kus ta olema peaks oma kiirusega ja ta ütles, et tema annab endast 100%, aga aegu ei tule, et sealt me tegelikult saime päris hea, ma arvan, kohe hea pildi ette, et Lappi on võitnud seda rallit, ta teab, kuidas Soomes sõita, aga ta ei saa teistega võidu sõidetud, kes seal ees olid, et järelikult ei ole see Hyundai ikkagi päris sama, mis Toyota seal Soome teedel, et kindlasti on teisi rallisi, kus nad on võrdsed, on rallisi, kus Hyundai on parem, aga Soome ei ole kindlasti see koht. No esikohaga tundub üsna kindel, et kui Evans homme ära ei plähmerda, siis on teine Soome ralli võit käes. No tundub ega siin ei ole tal ju kedagi selja taga, et kui ütleks, et Evans on seal ees ja Neville teine, siis see tundub juba täitsa ulmeline, et Neville üldse kuskil teise koha peal võiks Soome rallil olla, nii et ega tal selles mõttes suures pildis ma arvan liiga palju homme muretseda ei ole vaja, et tuua see auto kindla peale lõpuni ja on tehtud. No siin sai juba räägitud ka kolmanda koha heitlusest, et Katsuta siis viimase katsega sai Sunineni ees 64 sekundilise edu, aga see, mis vahepeal toimus, see oli ikka vägev. Iga katse lõpuks kumb kolmas, vahed olid 0,3, 0,1 sekundit, ikka täiesti raju heitlus. No see oli tänase päeva kindlasti nagu tipphetk ja võib-olla see viimane katse oligi nagu selline kirstardil päeva lõpuks, et kui kohati nagu võib-olla see oligi siin ainuke paar, mida jälgida, et ülejäänud võib-olla oli selline, oli ta nagu oli, siis Suninen ja Katsuta võitlus päeva jooksul oli ikka ülimalt nauditav näha. Viimase katsega selles mõttes, et see oli erakordselt keeruline katse ka. Rööpas oli, seal oli kitsast rööbast viimaste autode poolt siis. Rööpad olid märjad, vett täis. Me nägime, Lube oli seal ees juba ikka räigelt hädas. Ta sai Latvalalt üle 10 sekundi. Ja, see näitab, mis seisus see katse oli, et vähemalt oli paar autot, kes said joone ette teha, kui Katsuta ja Suninen tulema hakkasid. Aga Suninen ise ütles ka selle viimase katse lõpus, et veits tuli liiga tagasihoidlikult, et nendes oludes oleks võinud rohkem pushida. Ja tegelikult ütleme, kui kuskil üldse seda aega oleks püüda olnud, siis just sellel katsel, et kus olid olud keerulised, et see on see koht, kus aega üldse võtta. Ja tundub, et Katsuta kuidagi sai sellega ikka väga hästi hakkama, et kui me vaatame, et Evans ja Neville ka selja taga ja siis me nägime seda katselõpu intervjuud seal, et tüüp ütles, et endal ka nagu käed värisevad natuke ja hirmus oli. No Suninen ju kogenud sõitjaga ikkagi Hyundai ralli ühega, teine ralli alles, et eks see kõik võtabki aega, et tal olekski sellistes oludes rohkem enesekindlus. Jaa, täpselt, et kui palju ta on nagu üldse saanud sõita sellistes oludes on ju. Et Estonia on selja taga, aga Estonia pinnas, Estonia üldse nagu need katsed, ma ütlesin ka vist neljapäeval, et ega liiga palju võrrelda ei ole tegelikult Soomega, et me võime siin keskmist kiirust võrrelda, et mõlemad on kiired rallid, aga tegelikult nagu detailidesse rohkem minna, siis ei olegi nende kahe rallil mitte midagi võrrelda. Et selles mõttes Suninen tuli väga, väga hästi ja tuleb väga hästi jätkuvalt, et ta üldse suudab selle Katsutaga võidelda, on ülikõva sõna. Ma olen selles mõttes ikkagi pigem üllatunud. Ma vaatasin veel järgi, et neil käib ka selles mõttes
võib-olla niisugune pseudopõhimõtteline heitlus, et mõlemal on praegu karjääris 3 poodiumi kohta. Mõlemal on vist 1 teine koht ja 2 kolmandat kohta, et väga sarnane statistika isegi võib-olla mõnevõrra üllatavalt, et homme siis näeb, kumb saab enne selle karjääri 4. poodiumi koha kätte. Jaa, ma just vaatasin, et tegelikult mehed on päris ühes vanuses ka, et Katsuta 30, Suninen 29, et see sõitjate keskmine vanus on ka siin aastate jooksul kõrgemaks läinud. Et tegelikult see 29-30 tundubki täna selline noor sõitja veel. Noh, mida nad ongi, võrreldes teistega, et ma arvan paar hooaega veel ja Katsuta puhul tegelikult ma ootaks juba täna sellist see hooaeg on ikka täiesti tuksistel olnud, aga üldiselt sellist stabiilsust ja stabiilselt poodiumi konkurentsis püsimist. Sunnineni puhul, kui ta saab jutud on, et ta vähemalt saab järgmine aasta sellise kas pooliku või täishooaja, et järgmine hooaeg juba nagu ütleme, et võiks siis need kilomeetrid alla saada ja seal juba midagi korda saata, et põnev igal juhul. Ma väga loodan, et Sunninen jääb sinna autosse ja ta saab siin järgmise hooaja jooksul näidata, et kui ta suudab seal järgmine hooaeg juba Katsutast näiteks olla kiirem stabiilselt, et siis on nagu mees väga õiges kohas. No loodame, et teda see hooaeg näeb, et Kreekas on Tanisaarda minu arust, see peaks kindel olema, et ja pärast tuleb Tšiili, et äkki on seal kohal. Kiire ralli. Et jah. Tegelikult Sunnineni neid 2 rallit praegu siiamaani vaadates oli see, ma arvan, kõige õigem otsus, mida teha. Et ilmselgelt oleks ka Solbergi sinna rooli panna, aga Solberg jälle täna on nagu võib-olla riskantne valik, et tal see ralli 2 tundub täpselt paras praegu. Ja ta suudabki selle ralli 2 täiesti tühjaks sõita. Nüüd, mida peab Solberg tegema, on see, et ta peab ka selle tühjaks sõitmise ajal leidma stabiilsuse, et see auto püsib ka tee peal ja kui see on saavutatud, siis minu meelest ralli 1 autosse tagasi panna ideaalne. Nii et jah, Sunninen Hyundais see valik, mis tehti, ma arvan, tundub hetkel ideaalne ja võiks paar rallit veel see aasta saada sõita, siis me saaksime jälle mingisuguse pildi ette, et kui 2 kiiret rallit on ainult Tšiili 3. kiire ralli on ja kuidas ta seal juba tuleb, et siis me saame päris hea võrdlusmomendi ette. No enne kui veel Solbergi ja teiste ralli 2 sõitjate juurde lähme, et uhkelt üksinda 5. kohal, ilmselt kogu nädalavahetuse kõige rõõmsam inimene Jari-Matti Latvale. No ilmselgelt jah, seda on lihtsalt nagu lust vaadata, mida need tüübid seal teevad. Ma just mõtlesin siia sõites või kuulasin või vaatasin ka katset ja kuulasin, ma ei vaadanud sõites. Tubli. Et nagu kuidagi on selline tunne, et nagu mingi vana meistrid oli tagasi, aga tegelikult ju tüüp on alles palju, 38, jah, et tegelikult selline täiesti normaalne rallisõitja vanus. Nagu me teame, ralli on selline kogemus spordiala, et ega Kalle on selline erand, aga muidu ega alla 30-seid maailmameistreid liiga palju ei ole. Et selline jah tunne, et selline vanameister on tagasi, aga eks ta ole, alustas ka väga varakult ja seda kulgemist on nii ägelt vaadata. Et mul on jube hea meel, et ta sai selle võimaluse siin sõita, et ma arvan, et annab päris palju juurde siin sellel rallile. Ma vaatasin päeval lõunapausi ajal tehti tema ja Juho Hänninen, ehk siis, kes tal siis kaarti loeb sel rallil, ise ka endine kõva rallisõitja, et andsid selle intervjuu koos ja siis nad rääkisid, et Hänninen oli nõus ainult ühel tingimusel tulema, et kui Latvala jääb rahulikuks. Et ta ei pea olema igas kurvis niimoodi, et kas me nüüd sõidame mäest alla või midagi, et ma olen aru saanud, et Hänninenil on ikka veits nagu tööd ka, et ta seda Jari-Matit peab seal nagu maa peale tooma kohati. Ja seal on pull see, et vähemalt korra täna võeti ka Hänninenilt katselõpu intervjuu, et sealt ütles ka, et enam-vähem saab hakkama, aga vahepeal peab ikka nagu natuke maha ka rahustama või nagu maa peale tagasi kutsuma, et ärme nüüd nagu hakkama aegu võrdlema, et sõidame ikka lõpuni. Ja eks ütleme, kui sa oled ikka professionaalne rallisõita, siis kui kell käima läheb, siis ikka üritad nagu ennast parimat anda, aga jah, ta kindlasti ei ole selles kohas, et ta võiks minna seal kellega võidu sõitma, et aga ma arvan, et tulla 5. koha peale, et tõenäoliselt teha oma siis viimast rallit sellel tasemel ideaalne statistika oleks ju. Talt küsiti ka vist Soome meediast, et näed veel varianti veel naasta nende ralli 1 autorooli, ta ütles, et ära iial ütle iial, aga on näha, et siin peab ikkagi reaalselt iga päev tööd tegema, et see ei ole nagu nii, et tuled niisama autosse ja sõidad edasi. No muidugi, see on samamoodi, et nagu ma ei tea,
mingi kerge jõustiklane ei saa tulla 3 aastat pausi panna ja siis tulla teivast hüppama. Et päris nii need asjad, et autospordid on sama, et eks kuhugi maani on ikka võimalik sõita, aga tippkonkurentsis seda kohe kindlasti ei ole võimalik teha ja no me jääme 3 minutit 40 sekundit kaotust Elfyn Evansile ja Elfyn Evans tõenäoliselt ei oleks kõige kiirem mees, kui oleksid ees 3 meest veel tulemas. Et noh, nii ta on, ilma nii-öelda seat time'ita ei ole võimalik midagi selles spordis ära teha. No kas ta Latval oma eesmärki on täitmas, mis ta ütles, et ta tahaks nii-öelda liidrile kaotada vähem kui sekund kilomeetri kohta, et selles tempos ta nagu liigub. Ja 0,82 on see praegu, mis on päris okei. Et tegelikult ka kui nii-öelda, kui mina sõitmist alustasin, oma esimese rallisi tegin ja me analüüsi tegime kogu aeg, et konkurentidega näiteks mu mingi esimene, teine, 3. ralli, et vaatasime, alustame sellest, et tahaks olla sekund kilomeetrile, et mitte väga rohkem. Ja kui juba nagu tundsid, et see sekund kilomeetriga tempoga tuled, oled stabiilne, et siis hakkad sealt nagu alla kogu aeg kasvatama seda. Aga peale nii pikka pausi tulla 0,8 sekundit kilomeetrile kokkuvõttes kaotus hetkel on ikka nagu, ma ütleks, et päris hea tulemus. Jaa, absoluutselt. Rally 2-st Solberg-Bajari on päevad seidelnud seal liidrikoha nimel ja tegelikult oli ju kolmikus ka Jari Uttunen, kes juhtis päris pikalt, napilt, aga nii-öelda päeva mõttes pikalt WRC2 arvestust, aga siis tehnilised probleemid said saatuslikuks ja sellega langes tema suurest mängust. Et liiga palju infot ei ole tunda, aga vist väidetavalt oli mootoriga midagi seal. Jaa, ma ise ka ei tea täpselt, mis seal oli, aga Solberg, no Solbergi puhul on see, et kuidagi need katselõpu kommentaarid alati tahavad olla sellised jube pessimistlikud seal, et kogu aeg on midagi halvasti ja kogu aeg keegi saab kiiremini tuldud, aga no ikka ei saa küll, kui sa tuled nagu päris raju hooga sealt tegelikult, et natuke endale paneb võib-olla liiga palju puid alla seal kogu aeg, et tegelikult see tempo, millega ta tuleb, on päris raju tempo. Ma arvan, et seal ka hetkel nagu Sami Bajarile pani sellise hoobi viimasel katsel ja võttis päris tugeva liidripositsiooni 12,5 sekundiga Bajari ette, et no see näitab nii mõndagi ja kusjuures veel Solbergil eile oli ju mingi spin, kus ta kaotas 10+ sekundit, et oli küll, jah. Et noh, ta liiga kriitiline nende suhtes, ma ütleksin, et võib täitsa rahulikumalt võtta seda asja ja ei ole maailma lõpp, kui ta, ma ei tea, siin minutiga teistele ei pane, et võib-olla natuke on ennast ära ellitanud kohati, et keegi talle järgi ei jõua, et siin Soomes tundub, et soomlased on ka päris kiirid ja saavad Solbergiga võidu sõita küll. Äkki Solberg on pahane, et ta end punktidele siin ei nomineerinud, jah, võib-olla küll, selles mõttes, et ma tegelikult olen üldse üllatunud, et ta seda ei teinud, Estonialt oli, on ju. Estonialt oli, jah. Et need teed on ju, kus ta on sõitnud, Baltikumi teed muidugi, seal ta on väga palju sõitnud, aga nagu see know-how on olemas, kuidas ka Soomes sõita sealt, et noh, minu jaoks veidi üllatus oli, et ta seal punktidel ei ole, aga võib-olla need ralli 1 halvad kogemused ka, et võib-olla sellepärast ei pandud, et kuskil mujal on turvalisem sõita punktidele. Ma ei oska öelda, aga minu meelest oleks nagu väga no-brainer olnud siin Soomes sõita Solbergil punktidele, et ilmselgelt selline isegi kui ta võtad nagu rahulikult, siis top 3 oled sa niikuinii sees, selle kiirusega rahuliku tempoga Solbergi puhul oleks sees olnud, ja siis jooksvalt juba vaadata, kui palju on mõtet või vaja pushida. Et täna aga Sami Bajari on üldse veel vist punktiarvestus hetkel 7. Ja. Et jah, ju siis tal on mingid muud plaanid kuskil. Võib-olla ta võtab ka selle taktika, ma ei tea, kas ta seal üle ookeani rallidel on punktidele sõit või ei ole, et ma ei mäleta praegu. Minu arust seda ta ei ole teinud, minu arust ta isegi ütles üsna otse välja, et ta ei taha võtta punkte neil rallidel ala, kus on mingi 3 inimest. Et see jah, mida iganes, aga selles mõttes Soome tunduks nagu kõige autentsem koht, kus panna punktidele, siis siin oli nagu nii rets list koos. See konkurents, ma arvan, et nii hullu konkurentsi pole nagu ammu olnud. No Bajarile sobib, tema on nii-öelda punktide mõttes on ju liider hetkel Rally 2. Ja. Väga hea tulemus, igal juhul. No minu jaoks Bajar üldse on väga süksise sümpaatse mulje jätnud, et ta on ju samamoodi noor sõitja üle-eelmise aasta vist juunioride maailmameister, kui ma eksi. Yeah. Et ta on juba tegelikult mitu rallit, tuleb üsna nii-öelda tasakaalukalt, ei pinguta üle minu arust, on nagu ja kiire ka, et tal on ka minu arust on niisuguse leale levelile jõudnud, kus nüüd edasi panna. Seal on väga loogiliselt kuidagi edasi liigutud ka, et võeti juunioride võit, mille auhind oleks olnud sõita Rally 2, aga ta ei teinud seda. Ta võttis selle auhinna välja Rally 3-na
ja ise oma finantseeringuga sõitis Rally2 rallisi juurde. Et see käik oli väga loogiline eelmine hooaeg, mis ta tegi, et ta sai nagu põhimõtteliselt topeltkilomeetrit sõita, mis ta muidu oma eelarvega oleks sõitnud. Ja sealt ma arvan ka tegelikult see väga suur enesekindlus tuli, et ta sai nii palju sõita, ta sai sõita lahjema autoga ja sai vahepeal sõita kiirema autoga. Täna tal on nagu täishooaeg Rally2-ga panna ja see nii-öelda vundament on nii tugev see alla laotud juba selle paari hooaega, et ta teab, mis kiirusel ta saab stabiilne olla, ta teab väga täpselt ära, kus ta piir jookseb, kus ta hakkab liiga palju riske võtma ja sealt sai edu tegelikult ka nagu sõitja puhul väga hästi tuleb välja, et täna ta nagu kui sõitja suudab ära hinnata, mis hetkel nagu hakkab liiga üle piiriasi minema, et siis nagu sõitja on kiire ja stabiilne tõenäoliselt, et tundub, et see on saavutatud. Jah, absoluutselt. Ja Bajari järel siis Adrien Formeau on 34 sekundi kaugusel, sealt edasi tuleb üks ilma liputa sõitlev võistleja, siis tuleb Mikkelsen ja Georg Linnamäe ja nagu öeldud, siis Linnamäe sekundiga sai Mikko Eikilast ette, et on 6 hetkel. Ja WRC 2 punktide arvestuses siis 5. jah. Solberg maha. No Mikko Heikkila, kes selja taga on tegelikult väga-väga kiire sõita, sõidab Euroopa meistrivõistlusi ja Soome meistrivõistlusi. ERC-s on ka väga-väga kiire mees ja on siin rallisi juhtinud. Samamoodi Mikolai Martšuk või kuidas iganes seda hääldatakse, täpselt sama, ülikiire mehega on tegemist. Ja kes seal selja taga veel on, Munster ja Lauri Joona ja Pulaats ja Siamin, no neid on nii palju, kes siin selja taga on, kellest täna nagu Linnamäe on üle sõitnud, et kõige parem võib-olla ongi seda näha, et mis nimed seal selja taga on, kui palju need nimed seal selja taga Emil sõitnud Lindholm. on. Täpselt, jah, off oli tal vist, et kui palju on need sõitjad sõitnud võrreldes Linnamäega. Okei, täna võtame päeva lõpuks, kaotab 2 minutit, see tuli täna nende selle vihmasajuga muu jamaga nagu eilne päev võtta, siis eilse päeva lõpuks oli see 39 sekundit kõigest nagu huttu neil kaotust, et ta nagu püsib ikka ülihästi siin tempos sees, tõenäoliselt Mikkelsenid homme kinni ei püüa, aga kui suudab Heikkelet ja Martšukit selja taga hoida, siis on ülikõva saavutus ja ma ei tea, siit top 5 ära võtta on ikka ideaalne ja väga häid katseaeg on ka näidanud top 3 katseaegasid, et nagu Peep ka näitas, et tundub, et nagu mingi hea vundament on laotud nüüd, et ta saab aru nagu mis ta teeb ja kus nagu pingutada ja kus mitte võib-olla. No loodame, nagu enne öeldud, et loodame, et niimoodi nüüd lõpuni välja. Ja, just. Homme on siis 4 kiiruskatset, 51,60 midagi kilomeetrit. Mis seal ikka, 3. koha heitlust ootame, et Linnamäe lõpuni jõuaks ja siis ongi punkti katse, et kes seal 5 punkti lõpuks nopib. Ja Linnamäelt siis top 5 ära võtta. Ma arvan, et rohkem eesmärke ei paneks. Ja see Sunineni Katsuta võitlus tahaks näha. Ma tahaks väga loota, et Suninenil on nagu midagi vastu panna, kui me võtame täna hommiku. Siis täna hommikul, kas oli või ei olnud suht võrselt, nad tulid 0,8 hommikul esimese katsega vahet, Suninen vähemalt, me näeme, et vähemalt ta sai korralikult üles ja kohe sai joo üles, et homme hommikul tahaks tegelikult sama näha, et ta suudaks paar sekundit kohe esimesega tagasi võtta, et siis nagu see põnevus säilib meil, et 4 sekundit jääks alles umbes, on ju 3-4, siis oleks see nagu ideaalne viimaseks 3 katseks, et ma arvan, et päris põnev saab see homne päev just selle võitluspaariga tulema. Loodame, et M-kumb liialt surudes võssa ära ei pane ja siis on nagu sellega läbi, et... ütleme, vahet ei ole lõpuks, et mänguilu on ka meil fännidel, et eks mõlemale mehele nagu on, ma arvan, et ütleme, hästi paha olukord on, et ma arvan, mõlemale mehele on öeldud, et nagu auto peab ka lõpuni tulema, et tänases seisus on ikkagi punkte vaja tuua. Mõlemad on nii-öelda teised sõitjad, aga seal oleks ka ikkagi vaja võidelda. Nii et raske olukord. Nagu me rääksime, mõlemad on nii-öelda 29-30 aastased vennad, sul on 3 poodiumit, sa ei saa seda nii tihti, et... Täpselt, see eriti Soome rallil. Soome ralli see statistikasse minna, see on nagu eriti magus veel. Sunineni on see nagunii koduralli, aga Tsutal on ka praktiliselt koduralli. Mõlemad on selles, mis mõlema jaoks on koduralli. Aga punktikatsel kaadlustan, et Evans võtab ära ikka, et kui tal siuke tempo sees on,
siis lihtsam on, ma arvan, seda rütmi hoida ja tänast päeva arvestades küll, et Toyota tundub nagu grammi võrra nagu üle ikkagi olevat Hyundai'st ja seda vaadates just ma arvan, et Evansil on vaja võtta vähem risk, et see 5 punkti sealt võtta kui Neville'il. Võib-olla, kellega Evans peab arvestama, pigem on Katsuta, ma arvaks. Aga eks me näe seda homme. Eks me näe, jah. Aga ega vist homse osas ei ole midagi rohkem vist ette ennustada, et ei, mis ikka ennustada, me pole sensitiivid, et eks me vaatame homse päeva ära ja siis räägime tagantjärgi, mis toimus. Aga võtame siis mõned küsimused ette, et nagu ikka küsimusi on tulnud. Aadress on 6kaik@delfi.ee ja see nädal on parimale küsimusele siis auhinnaks non-alkohol A Le Coq Gin'i. Ma just vaatasin, keegi siin, Peep ka mainis, keegi kuskil Twitteris juba rääkis, et on ikka non-alkoholik, et on. Me siin ei limpsi alkoholi. Ma räägin, mul vaja veel Rakvere tagasi. Et seda juttu me räägime täitsa kaine peaga. Aga kast, näed, minu selja taga siin on see kast olemas. Keegi saab siis 30 kraadi pidi tulema ju homme ülame või millal. Nii et väga kulub ära, ma arvan. Ei, absoluutselt. Aga ma arvan, et esimesel küsimusel meil saadeti paar pilti, ma vaatan, kas saab need ekraanile kuvada. Nii, et siin härra Andres saatis küsimuse pealekirjaga küsimus härra Poomile ja küsib, et mida härrad seal enne starti mõõdavad? Tahaks jubedalt näha, mis sellel naiste rahva seal käes on, kas sa sisse saad korra zoomida, ei saa? Vaatame, kas teise pildi saab ka ette, seal on natuke paremini vist näha. Et midagi seal mõõdetakse katseel, aga Okei, ma arvan, et ma ei saa üldse aru, mis seal käes on, aga mida saab teha on see, et võib-olla refidel on triipkood peal, et äkki seda tehakse, kuigi ma ei ole väga tähele pannud, et katse stardis seda tehakse, ehk siis servicest välja minnes piiksutatakse need triipkoodid kõik läbi, salvestatakse ära, mis refid on kaasas autoga ja mis on all ja et need ei tohi siis nagu muutuda, et need peavad olema all, aga ma ei ole varem ausalt näinud, et seda tehakse katse stardis, aga praegu ma ei ütleks küll, et midagi muud see saab olla, kui skrutineering teeb seda. Jah, ütleks, et seal kontrollitakse, kas õiged refid on all, need, mis service audis oli. Ja, aga võtame siis järgmise küsimuse. Joel on saatnud 2 tehnilist küsimust eksperdile, siis on siin kirjas. No nii. Et tänavasõidu autodel pannakse silla geomeetria stendis paika millimeetri täpsusega, aga kuidas sõitjad metsa vahel selle paika panevad, kui rooli otsa või muu siukse silla jupi peavad välja vahetama või lihtsalt hoolduses unustati silt paika reguleerida, nagu Otil Eestis juhtus? Silma järgi. Ei olegi mingit muud varianti. Oti puhul oli, ma arvan, erakordselt hea silma mõõt peab olema, et ta sai selle ise nagu väga heaks. Ei olegi mitte mingit muud lahendust meil, kui silma järgi keerata. Ja nii on. Services on muidugi kõik lahendused olemas, et ei panda muidugi mingi laserite ja pinkidega seda paika, aga on siis süsteemid, kus siis tõmmatakse sildade külge, kinnitatakse sellised plaadid, seal tõmmatakse nöörid üle ja siis nende järgi pannakse paika. Aga jah, ülesõitudel, kui on vaja näppida, kui kuskil pihta pannakse või ma ei tea, midagi vaja vahetada on, siis igal juhul silma järgi, aga ma lisaks siia, et seda teevad väga vähesed, ma arvan. Et mina isiklikult ei hakkaks seda üldse näppima. Ott Tänak sai seda näppida, sest ta ilmselt oli kindel oma silmamõõdus, et ta saab ise paremini paika selle. Ja talt on teine küsimus ka, et ta tuleb tagasi selle Tänaku eelse katkestamise juurde ja küsib, et mis motivatsioon võis Otil olla seal metsa vahel autoarraamata, kui oli selge, et selle kädes ei sõida. Ma eeldan, et näha, kui tõsised kahjustused üldse on. Ja, ma arvan, et ega tal ei olnudki eesmärki seda võib-olla remontida, kui lihtsalt nagu hinnata korraks see olukord ära ja meeskonnale teada anda, mis siin toimub. Et jah, selles mõttes, et igal juhul alati, kui mingisugune tehniline probleem või midagi on, et ikkagi seal, ütleme, metsa ääres on piisavalt aega, et lihtsam on nagu vaadata olukord üle oma silmaga ja saab juba mingisuguse ülevaate meeskonnale teada anda, mis viga on ja nad saavad juba nuputama hakata. Aga Oti puhul ta sai kohe selgelt aru, et sellega autoga ei ole rohkem midagi teha ja sai ka selle info kohe siis ilmselt meeskonnale edasi anda, et mis seal viga on. Jätkame tehniliste küsimustega.
Taavi küsib, et kui kõva lärmi suudab siis ralliauto detsibellides teha ning kas sellel on ka ülempiir pandud? On küll ülempiir pandud, peast ei ütle, mis see on. Jah, ma ei oska seda peast öelda, sest kindlasti on mingi ülempiir ja seda mõõdetakse ka skrutineeringus ehk siis tehnilises kontrollis enne rallit. Et täpselt nii nagu auto ülevaatusel pannakse see nii-öelda mikrofon mingisuguse, mis on mingi meetri või 2 peale. Ja mõõdetakse mingite kindlate pööretega, mis häält siis auto teeb. Meil on tulnud ka üsna mitu sellist nii-öelda nuputamisülesannet, mis võtab natuke rohkem aega, et ma arvan, et me need püüame nii-öelda homseks ära teha. Jaa, täna ärme nuputama hakka liiga palju. Et homme natuke lühem päev ja aega rohkem. Aga Marko on veel saatnud sellise küsimuse, et tema kirjutab niimoodi, et eile siis Tänakuga juhtunud, et ta arvab, et tema järgmine hooaeg M-spordis ei jätka. Et küsib meie arvamust, mida Tänak järgmisel aastal teeb. Toyota, Hyundai, M-sport või lõpetab üldse ära? Ei, ära ta ilmselt ei lõpeta. Enne Estoniat oleks arvanud, et tõenäoliselt võiks jätkata M-spordis, aga nagu ma ka mingi päev mainisin, et kuulujutt on nagu tegelikult juba minu meelest kuskil kevadest saati olnud, et see on silly season, nagu öeldakse. Jah, see algas kuidagi minu meelest seal väga varakult see aasta tegelikult. Kuulsin Toyota mingi kuulujutt, aga praegu nagu meedia poolt on rohkem nagu see Hyundai pool, aga lihtsalt kui nüüd kõik need kuulujutud ära unustada ja mõelda loogiliselt, siis M-sporti tahaks välistada, et ta sõidab seal. Küsimus on lihtsalt selles, et Wilson on võib-olla liiga ja sõber, et kui ta peaks sinna jääma, siis see on juba nagu mingi pooleldi Wilsonile nagu teene tegemine. Aga ei, tegelikult nüüd lihtsalt loogikat mõeldes, kas Hyundai või Toyota, eeldades, et mõlemad on huvitatud. No Hyundai pealik Cyril Abitapoul on ka välja andnud, et nemad on nii Rovanpere kui ka Tänakul hoiavad ikka silma peale. Ja, see jutt ei tähenda midagi, et kui tõsiselt või... No eeldame ikkagi, et Kalle jääb Toyotasse. Ei näe põhjust, miks ta seal peaks lahkuma. Evans pole põhjust Toyotast minema visata. Takamoto Katsuta, Toyota või mitte midagi. Ja. Nii et tegelikult tundub Toyota puhul nagu 3 meest paigas olevat. Ja eks see sõltub ka, mida Ožee veel teeb, et kas ta teeb veel mõnda rallit või taha teha, et... Ja, et ma ütleks niimoodi, et Toyota puhul no ma ei tea, mulle tundub, et kellegi peaks sealt nagu eemaldama, et sinna tekitada veel või nagu panna päriselt 4 meest kogu aeg sõitma. Okei, jah, sellisel juhul nagu Ožee lõpetab täiesti ära. Sellisel juhul ma mõistaksin, et pannakse nagu veel nagu Ott Toyotasse sõitma. Ma loodan, et seda juhtus, et teeks nagu olukorra päris nukraks minu meelest selle sarja mõttes, et selles mõttes nagu Hyundai'sse tagasi minek tunduks nagu kõige mõistlikum variant nii-öelda rallifännina. No siis on teistpidi see, et siis on jälle siis pole M-spordil jälle nii-öelda võidu peale sõitat, et siis on läheb veel rohkem nii-öelda okei, meeskondlikult ju M-sport nagu nii midagi ei jahid, kõik on puhtalt Tänaku peale, aga siis võib see pilt jällegi veel rohkem nii-öelda ainult 2 tiimi peale minna. Jah, kindlasti nii on, et seda ma nagu, miks ma ütlesin ka, et kui ta peaks nagu M-sporti jääma, siis on pool heategu, et jääme siis proovime 1 aasta veel panna, aga jah, ega Hyundai puhul ka on, Neville'il on leping olemas, teistel ei ole, Sordot tõenäoliselt järgmine aasta ei ole, saame aru, et Suninen on mingi osa hooajaga vähemalt. Manager Timo Johkini vähemalt vihjas küll. No oletame, et siis Neville ja Suninen on olemas, on ju. Kes seal nüüd veel on? Lappi, Lappiga ka vist. Lappi on 4 poodiumit käes juba. Nagu võiks, on ju. Pole nagu põhjust. On tõestanud ennast, jah. Jälle, kuhu Ott mahub, et 4 auto. Ja see tähendakski, et võikski ju siis mõlema meeskonna puhul on tegelikult, et siis nagu võiks 4 autot sõita. Või siis kellegist loobutakse, ma üldse ei näe nagu põhjust, kellest peaks loobuma. Ja eriti, kui praegu Sunninenile veel kohta nii-öelda väidetavalt pakutakse juurde. Aga jah, kui keegi pigem 4. auto võtab, siis arvaks Hyundai, kellel vist väidetavalt on natuke rohkem raha ka või? Eelarveliselt. Antakse mõni rohkem vist, jah. Et pigem ja Hyundail ju nii-öelda sõitajate tiitlit pole üldse, vist on 2 konstruktorite tiitlit. 2 jah, 2 või 3 rohkem ei ole.
et Hyundai puhul selles mõttes pigem arvaks, et nad võivad oma 4 autot täis panna ja et siis nagu äkki hakkaks tulema. Nojah, no hiljemalt aasta lõpuks oleme vast targemad, ega me ju tegelikult ju ei tea, mis ja, muidugi ei tea. Aga ma arvan, et tõmbame selleks korraks saate Leon alla. Jaa, muidugi. Et sellega on tänaseks 6 kõik saade läbi. Homme kell 3 oleme jälle eetris, et Soome ralli kokku võtta ja saadki ikka küsimusi aadressile 6käik@delfi.ee. Meie poolt kõik. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.